Tere! Mina olen proviisor Ülle Mere Ida-Tallinna Keskhaigla haiglaapteegist ja räägin sellest, mis üldse on ravim ja kuidas ravimeid tuleks võtta. Mitmed tervishoiuspetsialistid võivad esitada teile küsimuse, kas te võtate mõnda ravimit või millist ravimit te võtate. Selleks, et sellele küsimusele õigesti vastata, peame me üldse korraks mõtlema, mis asi on ravim. Kui ma paluksin suvaliselt mõelda mõne ravimi peale, siis suur enamus inimesi, meile tekib silme ette mõni tablett. Kas see on valuravim, antibiootikum või näiteks mõni vanaema südameravim. Kõik need on täiesti õiged vastused, et need on need ravimid, mida tervishoiuspetsialist tahab teie käest teada saada. Aga ei tasu unustada, et ravimid võivad olla ka teistsugusel moel või teises ravimvormis, mida on ka oluline rääkida ja teada anda. Näiteks, kui me räägime panangiinist või kaltsikraanist, mis võivad olla toidulisandid, aga ka ravimid, oleneb lihtsalt sellest toimeaine annusest, kas ta on siis ravimi annuses või ta on väikese toidulisandina, et ka erinevad mineraalained ja vitamiinid võivad olla ravimid. Nad võivad põhjustada ravimite koostoimeid ja sellepärast on hästi oluline ka need üles loetleda, kui küsitakse, missuguseid ravimeid te kasutate. Lisaks mineraalidele ja vitamiinidele ei tasu unustada, et meie apteekides on saadaval väga palju erinevaid selliseid toidulisandeid ja taimseid ekstrakte, mis võivad samuti toimida ravimina ja omada koostoimeid. Näiteks siis pildi peal on naistepunaürt ja küüslauk. Küüslauk võib olla lihtsalt maitseaine, kui seda kasutatakse väikeses koguses, aga küüslauku regulaarselt ja suuremalt kasutades võib selle omadused olla selliseid, et me peame ka ravimite hulgas selle ära mainima. Teine asi on see, et ka küüslaugust või naistepunast on toodetud tööstuslikud preparaadid, näiteks tabletid või tinktuurid ja ka need tuleb kindlasti ravimitena üles lugeda. Ei tasu unustada, et lisaks sellele, et me mõtleme tablette, mis on tahked ja neelatavad tabletid, siis tegelikult võivad ravimid olla täiesti erineva ravimvormina ja erineva manustamisviisina. Ka need tuleb arstidele või õdedele üles lugeda juhul, kui selline küsimus tekib. Silmatilgad näiteks võivad olla tavaliselt füsioloogilised silmatilgad, millega niisutatakse, aga need võivad olla ka sellised silmatilgad, mille sees on ravim. Neid tuleb kindlasti samuti mainida. Plaaster võib olla tavaline plaaster, mida me paneme haavale, aga see võib sisaldada ka näiteks hõbedajoone, mis tuleb kindlasti tervishoiuspetsialistidele välja tuua. Ja seal võib olla ka näiteks diklofenak, mis on valu- ja põletikuvastane ravim ja kindlasti võib koostoimeid avaldada. Või olla kuidagi oluline teave patsiendi raviprotsessis. Miks me peame teadma iseenda ravimeid ja oma lähedaste ravimeid on sellepärast, et kui midagi näiteks erakorralist juhtub ja tuleb kiirabi, siis ta võib esitada küsimusi, mis ravimeid patsient on kroonilised haiguste ravimiks kasutanud või mida ta on erakorraliselt antud juhtumi puhul kasutanud. Samast küsimust küsitakse teie käest apteegist, proviisori või farmatseudi käest, kui te lähete ostma midagi endale või oma lähedastele. Ja samuti on see väga oluline teave igasugusele arstile rääkides, nii hambaarstile, perearstile või eriarstile, sest näiteks veritsus võib olla oluline faktor hambaarstile või kirurgile, millest tuleb ka teada anda ja see võib olla seotud ravimitega, mida võetakse krooniliste haiguste raviks. Ravimeid tuleks alati võtta koos veega. Seda ka juhul, kui patsiendil endale esine neelamisraskuseid ja pole probleemi lihtsalt ilma veeta tabletti alla neelata. See on sellepärast, et selleks, et ravim oma toimet avaldaks, peab ravim jõudma suukaudselt mööda söögitoru makku ja sealt edasi juba peensoolde. Mõningad ravimid imenduvad maos ja teised jällegi peensooles. Meie söögitoru ei ole seest õõnes toru, millest ülevalt alla visatakse tablett ja see kukub kohe õigesse kohta. Vaid seal on omad sopistused, seal on omad limaskest, kuhu tablett võib kinni jääda. Vahel juhtub nii, et kui neelata tablett ilma veeta, siis ta võib küll neelust alla minna,
aga ta võib erinevatesse kohtadesse söögitorus kleepuda sinna seinale ja kinni jääda, tekitada ärritust kuni haavanditeni ja samuti võib viibida ravimi toime algus. Seetõttu on oluline, et alati ravimeid tuleks võtta veega, et vesi aitab tabletil jõuda kiiremini läbi söögitoru makku ja sealt siis vajadusel edasi peensoolde. Ja teine põhjus on ka see, et vesi on kõige neutraalsem aine, millega tablette võtta. Nii et alati vesi, mitte mahl ega piim. Üks olulisemaid küsimusi, millega inimesed võib-olla kokku puutuvad, on see, et kas tabletti võib poolitada või mitte. Isegi siis, kui tabletil on poolitusjoon peal, siis tegelikult õige vastus on see, et alati ei tohi tabletti poolitada selleks, et annust pooleks jagada. On teatud tabletid, näiteks antibiootikumid, mis on väga suured tabletid ja neid isegi neelamisraskuseta inimesel on väga raske neelata. Ja selleks on mõeldud siin poolitusjoon, et oleks võimalik kergemini alla neelata mõlemad pooled. Kui me poolitame tableti keskelt, siis peab alati teadma, kas annuse poolitamise osas on see lubatud või mitte. Selle saab teada kas patsiendi infolehelt või küsides tervishoiutöötajatelt, näiteks proviisorilt või farmatseudilt või arstilt. Ja põhjus on selles, et võib juhtuda, et isegi kui visuaalselt olete saanud 2 võrdset 50% poolikut, siis tegelikult toimeaine on ebaühtlaselt jaotunud ja ühes pooles võib olla 75% toimeainet, teises 25%. Ja see tingib selle, et me võime saada kas üleannustamise või alaannustamise. Kui poolitusjoont ei ole, siis on üsna selge, et pigem poolitada ei tohiks. Teine põhjus, miks me ei tohiks tablette poolitada ilma seda teadmata, kas me võime seda teha, on sellepärast, et tabletid võivad küll näha välja ühesugused, nad võivad natukene ka erinevad välja näha, aga me täpselt ei tea ja visuaalselt ei ole kunagi võimalik öelda, mis tableti sees on ja kas seda tabletti poolitada võib. Ainult sellist tabletti saab kasutada, mis on siis konkreetses blisterpakendis või purgis ja kus on täpselt teada, mis ravimiga on tegu ja kas seda võib poolitada. Isegi siis, kui tabletid on visuaalselt täiesti sarnased ja ei ole võimalik neil erinevust teha, siis seest võivad need tabletid näha väga erinevad ja neid kasutatakse väga erineval moel. Siin on lihtsalt üks näide sellest, kuidas on võimalik, et 2 tabletti näevad suhteliselt sarnased välja, kuid ometigi mõni tablett on selline, mis on kõige lihtsamalt kokku pressitud pulber ja tõenäoliselt sellise tabletiga on võimalik teha manipulatsioone nagu poolitamine või purustamine. Aga on ka sellised tablette, millel võib olla ka poolitusjoon, aga neid näiteks purustada ei tohi, võib-olla heal juhul poolitada. Ja siis on ka sellised tablette, mida üldse ei tohi purustada, sest teadlased on näinud palju vaeva, et modifitseerida siis selle ravimi vabanemist nii, et sees on hoopis teistsugune koostis. Näiteks, kui ravimil poolitusjoont ei ole, siis võib juhtuda, et tal on peale kantud spetsiaalne kate, mida ei tohi purustada, sest ravim peab jõudma happelisest maost edasi peensoolde ja selline kate kaitseb tabletti ja tableti sees võivad olla ka teatud graanulid, mida ei tohi purustada, sest samuti need on happele väga tundlikud. Nii et sellist tabletti kunagi poolitada või purustada ei tohi, muidu me saame lihtsalt teistsuguse toime, võivad tekkida kõrvaltoimed ja toimealanemised. Aga mis siis teha, kui hästi neelata ei saa ei tabletti suuremat või ka väiksemat, siis tegelikult on olemas teistsugused ravimvormid nagu siirupid ja lahused. Kui ka need ei sobi, siis on võimalik näiteks ka lahustada tabletti vees. Siinkohal on heaks näiteks erinevad valuvaigistid, ka antibiootikume on selliseid, mida näiteks mandlioperatsiooni järgselt on võimalik manustada nii, et ei pea neelama. Teatud juhtudel, kui tervishoiutöötaja nagu proviisor, farmatseut, õde või arst teile väga täpselt suuniseid annab, siis on võimalik, et teatud kapsleid on võimalik avada ja näiteks lisada jogurtile või veele, aga seda saab teha ainult siis, kui tõesti tervishoiutöötaja on selle kindlaks teinud, et kõikide kapslitega seda teha ei saa.
Kui üldse kuidagi suukaudselt manustada ei saa, siis on võimalik kasutada ka teistsuguseid alternatiive. Neid on mitmeid, aga peamised need on siis kas ravimi manustamine veenisiseselt või pärasoolde. Kui me oleme tableti alla neelanud, et kas sellega on siis kõik hästi tehtud? Tegelikult mitte alati, sest on hästi tähtis, et patsient saaks õige ravimi, mitte õe, venna, isa, ema või vanaema ravimi, et see oleks õiges annuses vastavalt siis lapsele või täiskasvanule või vastavalt konkreetsele patsiendile määratud annusele. Et me kasutaksime õiget ravimvormi, on siis see tablett, on see lahus, on see supposiit, et me teeksime seda õigel ajal, näiteks kas peale sööki või enne sööki, enne magamaminekut või hommikul. Ja et see oleks ka õigesti manustatud, supposiit pärasoolde, tablett suhu ja nii edasi. Ja ei piisa sellest, et me teaksime, et me õigel ajal sisse võtame selle ravimi, peame arvestama, et ravimil võivad esineda ka koostoimed erinevate teguritega. Vahel võib toit seda põhjustada. Näiteks on selline antibiootikum nagu doksutsükliin, mida ei tohi koos piimaga tarbida. Ja mitte sellepärast, et piim oleks halb, vaid piimas sisaldub kaltsium ja kõik võimalikud kaltsiumi sisaldavad tooted võivad sellist toimeaine lihtsalt siduda ja toimeaine ei saa oma toimet avaldada. Erinevad koostoimed võivad tekkida mitmete nii ravimite kui toidulisanditega. On ka sellised haigused, mis mõjutavad teiste ravimite imendumist, näiteks mis on seotud südamehaiguste, kopsuhaiguste või diabeediga. Ja võib juhtuda, et patsiendil tekib antibiootikumist ravimiresistentsus, mistõttu see antibiootikum ka ei toimi. Ja lõpetuseks tasub meelde tuletada, et juba ammusel ajal teadlane Paracelsus on öelnud, et iga ravim on mürk. Aga ta võib olla kasulik ravim siis, kui me teame, kuidas seda ravimit kasutada, missuguses õiges annuses, õigel manustamise ajal ja nii edasi. Aitäh!